Tere tulemast vaatama Spaatsimi 142 saadet. Mina olen selle saate toimetaja saatejuht Erik Poltovski ja ma tahaksin teid täna kutsuda kuulama jutte presidendi valimistest ja Eesti sise- ja välispoliitikast. Eelmine saade oli meil juba umbes peaaegu 3 kuud tagasi. Ja presidendi valimised on meil sügise alguses, sinnagi on meil umbes 3,5 kuud, kui aasta pärast valime jälle ka uut Riigikogu. Niisiis Spaatsimiga tahame tulla valimistele seda sujuvalt appi ja kaasa aidata, et see kõik hästi kulgeks. Ja sellepärast on meil täna saates Mart Helme, kes on Riigikogu liige, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna EKRE aseesimees, Riigikogu väliskomisjoni aseesimees, ajaloolane, ajalooteemaliste raamatute autor, endine siseminister, diplomaat, Eesti suursaadik Moskvas aastatel 1995-1999. Mart, sind kuulutati Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ehk EKRE presidendikandidaadiks. Sa ütlesid pärast seda, et presidendina paneksid sa põhiseaduse taas maksma. Mida sa konkreetselt mõtlesid selle all? Ja, no esialgu ma pole isegi veel kandidaat selles mõttes, et meil kongress peab selle volikogu ettepaneku kinnitama. No, ma usun, et kongress selle kindlasti ka kinnitab. Aga mida ma pean silmas, kui ma ütlesin volikogus kõnet pidades, et meil on vaja taastada põhiseaduslik kord. Ma pidasin silmas seda, et meil põhiseaduslik kord on tegelikult ära tükeldatud. Ja kui on vaja, siis meil räägitakse väga sellest, kuidas põhiseadus ei luba ja kui on vaja näiteks mingeid vähemusi kaitsta, niinimetatud vähemusi, eelkõige seksuaalvähemusi. Ja kui meil on vaja näiteks immigrantide huve kaitsta ja kui meil on vaja tõsta Ukraina lipp kõrgemale kui Eesti lipp, siis meil leitakse põhiseadusest paragrahvid, mis kõike seda just nagu võimaldaksid ja ütleksid, et nii peabki. Ja see on tegelikult põhiseaduse tükeldamine, põhiseaduse suvaline tõlgendamine ja samal ajal me näeme, et põhiseaduse preambula, mis näeb ette ikkagi selle, miks Eesti riik on, Eesti rahva kestmiseks, see on nagu kõrvale lükatud. Ja eriti dramaatiline on see, kui siin nädalapäevad tagasi Haridus- ja Teadusministeerium, nagu ta meil on, üks ametnik teatas, et Tartu rahu aastapäeva riigipühaks muutmine on väga kahtlane ettevõtmine, sest see võib häirida ja ärritada teatud elanike gruppe, pidades loomulikult silmas neid, kes käivad massiliselt 9. mail, küll Narvas endise tanki asukohas, küll kuulavad seal Jõekaldal, kuidas Jaanilinna poolt neile Vene propagandat tehakse ja patriootlikke filme näidatakse. Küll siin Tallinnas Siselinna kalmistu kuhjavad üle punaste nelkidega. See võib meid ärritada, meid eestlasi võib see ärritada, me peame sellega leppima, sellepärast, et kõik nad on meie inimesed, aga see, et meil on riik ainult tänu sellele, et me vabadussõda pidasime ja vabadussõja võitsime ja vabadussõja lõpetasime meile soodsa Tartu rahulepinguga. See on nagu midagi häbenemist väärt, seda ei tohi valjult nagu propageerida, rääkimata sellest, et jumala eest me veel ühe riigipüha teeme. Need on mõned näited sellest, aga kui me hakkame võtma nüüd ikkagi põhiseadust põhjalikumalt, siis meil on ju kadunud tsiviilkontroll. Meil on kadunud tsiviilkontroll jõustruktuuride üle. Meil jõustruktuurid, eelkõige siis kaitsepolitsei, välisluure, sõjaväeluure, teevad mida tahavad. Nagu prokuratuur, eks ole, jah? No prokuratuur on nendega ühes pundis ja ütleme siis igasugused jõuametkonnad. Et mitte kellegi ussi ega püssirohi nende peale ei hakka. Öeldakse, et meil on järelevalve on olemas, et meil on Riigikogus julgeolekuasutuste kontrollikomisjon, et see teostab järelevalvet. No ma ju tean, ma olen selles komisjonis olnud. See ei teosta mingit järelevalvet. Mis järelevalve see saab olla, kui me saame aeg-ajalt mingisuguse, ma ei mäleta, kui pika perioodi lõikes tuhandeid ja tuhandeid ja tuhandeid telefoninumbreid, mida siis on jälgitud, pealt kuulatud, positsioneeritud, mis iganes on nendega tehtud.
no ja võib-olla tõepoolest, kui me nüüd tehisaju kasutusele võtame, siis me saame äkitselt välja töötada mingid programmid, mis hakkavad meile siis ütlema, et seda teostati jälitustoimingute läbiviimiseks, aga seda positsioneeriti sellepärast, et kuskil keegi oli kaduma läinud, tädikene läks metsaseenele ja ei leitud üles ja paluti positsioneerida ja et ühesõnaga me saaksime selles asjas selgust, aga praegu mingisugust kontrolli ei ole, rääkimata kaameratest, mida meile igale poole topitakse, rääkimata sellest, et mitte mingil määral ei anta aru sellest, kelle kodudesse, kelle töökohtadesse on paigaldatud mingisuguseid jälitusseadmeid. Nii et see on nagu järjekordne näide sellest, kuidas põhiseadus ehk kontroll, tsiviilkontroll jõuametkondade üle tuleb taastada. Ja presidendil on siin väga suur roll. President ongi põhiseaduse kohaselt põhiseaduse toimimise üks garante, mitte ainus, aga üks garante. Pluss räägime edasi ka veel võimude lahususe printsiibist, mis on Eestis täielikult hägustunud. Meil tegelikult õiguskantsler, prokuratuur ja kõik need jälitusorganid tegelikult sujuvalt teevad koostööd. Politsei teeb koostööd. Ei ole niimoodi, et kriminaalpolitsei teostaks samal ajal järelevalvet näiteks kaitsepolitsei üle ja kaitsepolitsei kriminaalpolitsei, keskkriminaalpolitsei üle. Ei ole niisugust asja, nad on kõik üks punt. Ja see tähendabki, et siin tekibki selline marinaad, kus nad kõik marineerivad ja kus toimub rotatsioon nende samade ametkondade vahel. Kes läheb politseisse, kes läheb kaitsepolitseisse, kes läheb ära advokatuuri võib-olla mingil hetkel, kes tuleb advokatuurist ära või mis iganes. Et toimub mingisugune rotatsioon, personaalia rotatsioon, kes kõik töötavad tegelikult selles samas, kuidas öelda, selle sama katuse all. Ja see absoluutselt välistab juba selle, et meil on mingisugune võimude sellise põhiseadusliku toimimise üle ristkontroll institutsioonide endi poolt. Rääkimata sellest, et õiguskantsler, vähemalt praegune õiguskantsler, väga teraselt jälgib, et tema ei jääks neile institutsioonidele, mis tegelikult Eestis võimu teostavad, kuidagi moodi jalgu. Ja tuleme ka Riigikohtu juurde. Riigikohus on ju täiesti selgelt ideoloogilise positsiooni valinud. Võtame selle, kuidas ta andis käesolevas Riigikogu koosseisus nii-öelda enesekorralduse õiguse Riigikogu juhatusele, et sinu protseduurilist küsimust ma võtan, sinu oma ma ei võta. Nii, nüüd ma võtan viimase protseduurilise küsimuse ja kogu see töö- ja kodukord on sisuliselt muudetud kummist joonlavaks. Kui tahan, siis on nii nagu sentimeetri pikkus on 10 millimeetrit, aga kui ma tahan, siis sentimeetri pikkus on 50 millimeetrit. Kes on praeguseks vastaskandidaadid või siis võistlevad kandidaadid presidendi kohale on nimetatud, on siin Urmas Paeti, õiguskantsler Ülle Madiset, endist kapo pealikku Arnold Sinisalut, diplomaat Riina Kionkat, Jonatan Vseviovi, Jüri Luike ning meist ka klounimainega Indrek Tarandit ja meie endist presidonnat Kersti Kaljulaid, Buratinot, kes äsja alles Eesti Olümpiakomitee presidonna kohalt maha hääletati. Kersti Kaljulaid, kas tõesti ei saanud ühest tiirust täitsa küll või? Ma ei hakka talle personaalseid hinnanguid andma, kes tahab, see lugegu sotsiaalmeediat. Ma tahan küsida, et äkki ta on peibutuspart selleks, et pannakse, kõik laseksid oma püssid tühjaks tema pihta ja siis tuleb kusagilt põõsast välja keegi kolmas hoopis. Poliitikas ei ole niisugust asja, et kõik püssid lastakse ühe pihta tühjaks. Et komprot leitakse ikka kõigi kohta, kui tahetakse leida ja siin on jällegi seesama teema, mille juures me just olime, et süvariik ehk siis julgeolekuasutused on need, kes kasutavad oma kirjatsurasid, kellele antakse siis materjal kätte, et näed, meil selle inimese kohta on niisugune tundlik materjal, pane natukene värve juurde ja laseme ta põhja. Et neid nimesid, ka mina olin 10 aastat tagasi presidendi kandidaat, situatsioon oli muidugi täiesti teistsugune kui praegu. Aga osa nendest nimedest ju korduvad. Marina Kaljurand oli siis, Urmas Paet oli siis,
hästi tore oli muidugi, et Reformierakonnal oli siis tookord 3 kandidaati ju, et Siim Kallas oli ka, ilmus mingil hetkel välja. Et noh, saab näha, kas Reformierakond seekord suudab ühe konkreetse kandidaadi juurde pidama jääda või tuleb neil jälle seal terve plejaad, et nagu viskavad nagu kaardimängus terve kalooda laua peale. Et no, miks see võimukoalitsioon ei taha Alar Karise teist ametiaega? Aga sellepärast ei tahagi, et tegelikult on keegi, kellest tahetakse teha võimule veel ustavam ja otseselt erakondliku seotusega president. Ja ma koldun arvama, et selline inimene on just nimelt mõttes Reformierakonna tagatoal. Sest et Reformierakonna poliitikud on ju, siin tõsi küll on ka teistsuguseid hääli kostnud, aga ütleme, et juhtpoliitikud on olnud eriti teravad Karise suhtes. Nii et noh, ma kujutan ette, et siin on ikkagi läbi käinud ka Kaja Kallase nimi. Ei maksa seda unustada. Siim ise ei saanud ja tütar siis võiks saada. Jonatav Vseviov on ju ka, kes andis talle nüüd siis aasta Euroopase tiitli, andis Kaja Kallas. Et see on kõik jällegi, nagu vene keeles öeldakse, üks šaika. Aga ülejäänud kandidaate selle kohta ma ütlen, et see on praegu nüüd ilmselt nii, et hõigatakse metsa ja vaadatakse, kuidas mets vastu kajab. Et halb üllatus on neile olnud see, et Karisel on avalikkuses küllaltki suur toetus olnud. Ja halb üllatus on neil ka see, et ka mulle on avalikkuses tulnud juba mõningast toetust. Ehkki nagu ma ütlesin, ma esialgu olen veel ikkagi kandidaat. Ja siin on mulle ikkagi vaja see takistusrada läbida. Me ei saa Riigikogus kuidagi kokku 21 toetusallkirja. Need me peame ikkagi saama valijameeste kogus. Ja kui asi valijameeste kogusse ei lähe, siis kandidaadiks ma jäängi. Kui see valijameeste kogusse läheb, ega siis ka neid 21 häält nii kerge kokku saada ei ole, ehkki ma usun, et meil siis siiski õnnestub, kuna me oleme suurusjärk 21 omavalitsuses oleme koalitsioonis. Loomulikult igalt poolt me valijameest endale ei saa ja seetõttu ka allkirja ei saa, aga peale selle on väga palju meil valimisliitusid ja valimisliidud on niisugused amorfsed asjad ja kohalikud asjad ja nendel juhtparteidel, Reformierakonnal, Isamaal, võtame siin võib-olla siis ka Keskerakond, sotsid, tegelikult nendes valimisliitudes väga tugevat jõuõlga ei ole. Võib-olla Isamaal kõige suurem, sest et paljudel puhkudel valimisliidud ongi Isamaa niisugune variüritus, aga kaugeltki mitte kõigis. Nii et see mängumaa on suur ja me muidugi plaanime ka suvel ühte niisugust kampaaniat enda seisukohtade selgitamiseks ja minu kandidatuuri, ütleme siis natukene kergitamiseks. Üks mängija on muidugi laual veel, või tähendab laua taga veel, praegu veel vähemalt on. See on Eesti 200, kes tahab, ilmselt nemad jäävad isegi järgmiste Riigikogu valimiste ajal igasugusest võimust kõrvale, sest nende reiting on alla igasugust arvestust. Aga neid tahetakse välja vahetada nii-öelda Reformierakonna uue puudliga, kelle nimeks on Parempoolsed ja mille liidriks on Lavly Perling. Lavly Perling on ka, võidakse veel esitada või? Mina soovitan lugeda kõikidel, kes ei ole veel lugenud ja nüüd on võimalik seda teha koguni sellise järjejutuna teatud mõttes sellist väidetavalt ilukirjanduslikku teost nimega Sündikaat. Ja nüüd on ilmunud ka Sündikaat 2. Juba Sündikaat 1 oli äärmiselt silmi avav. Aga Sündikaat 2 tuleb välja ju sellesse aega, kus ka EKRE oli valitsuses, kus oli see niinimetatud EKRE-ikke valitsus ja kirjutab seal lahti ka väga selgelt selle, kuidas joosti see valitsus maha, kuidas kukutati Jüri Ratas, kellel lubati kohe selle valitsuse kukkumise järel minna uude valitsusse Reformierakonnaga. Ja mõlemas raamatus on ka üks peaprokurör nimega Leelo, kes väga kahtlaselt meenutab praegust parempoolsete esinaist. Väga kahtlaselt. Nii et siin ei ole mingit kahtlust, nii nagu ei olnud mingit kahtlust selles, et Eesti 200 on järjekordne süvariigi selline toetusüritus, et liberaale võimul hoida.
ja e-valimistega tehti neile siis koguni Riigikogus 14 kohta, praegu on sealt mõned ära kukkunud. Aga põhimõtteliselt on nad olemas. Aga nüüd siis, kuna Eesti 200 põrus, nii nagu enne seda põrus Vabaerakond, mis oli samuti süvariigi selline miraažüritus, siis nüüd asemele tulevad parempoolsed. Ja parempoolsed on neist kõigist kõige tõsisemalt võetav jõud, sellepärast et seal taga on juba ka teatud rahamehed ja ta suures osas koosneb kas koosseisulistest, süvariigi koosseisulistest või endistest koosseisulistest või mõjukatest isikutest. Kas me võime või nentida, et meil on süvariik teinud endale sellise põrandaaluse illegaalse partei? Illegaalne ta ei ole, ta on registreeritud ja ma mõtlen vale nime all, aga see on süvariik. Aga põhimõtteliselt esindab ta mitte sellist vaba poliitilist agendat, vaid on projektipartei, mille ülesanne on hoida võimul liberaalset fronti ja vältida igal juhul seda, et Eestis oleks elluviimise juures erakond, mis tahab taastada põhiseaduslikku korda ja on rahvusmeelne, on rahvusriigi keskne ja on, ärme ütleme, et euroeitaja, aga eurokriitiline. Ja eurokriitiline Eestis olla ei tohi. Ja on kriitiline ka selles suhtes, kuidas me oleme ennast laostanud seoses Ukraina sõjaga. Me oleme laostanud ennast, me ei ole tõstnud oma kaitsevõimet, me ei ole konsolideerinud oma riiki. Me oleme riiki lasknud, keegi ei ütle meile täpselt numbrit, aga suurusjärk võib olla kuskil 120-130 000 slaavlast, Donbassi venelast tegelikult suurel määral, kellede puhul me ei tea üldse, mis on nende taust, kas nad on Putini-meelsed, kuidas nad suhtuvad Eesti Vabariiki, kas nad on Eesti Vabariigi suhtes kriitilised. Siin hiljaaegu oli võimalus, üks inimene näitas mulle ühte siinsete niinimetatud ukrainlaste, mis oli kõik vene keeles, enamalt jaolt vene keeles, mingisugust omavahelist foorumit, suhtlemisfoorumit. Ma ütleks, et see Eesti suhtes sõbralik küll ei olnud. Nii et me oleme lasknud karja barbareid müüride vahele ja samal ajal müüride vahel, ütleme siis, kardavoid, karabinierid, sandarmid laiali lasknud joosta. Et see on ikkagi väga tõsine teema siin. Aga parempoolsete ülesanne on sarnaselt sotsidele, sarnaselt Eesti 200-le, sarnaselt Vabaerakonnale, sarnaselt kõigile nendele kartellierakondadele hoida status quo'd. See tähendab seda, et riiki tegelikult juhivad jõud, keda rahvas ei ole mitte kunagi valinud. Ma tahan juhtida nüüd teie tähelepanu, head vaatajad, ühele graafikule. Me paneme selle kohe teile ka suurelt ekraanile, aga mul siin lasin väljatrükki tegin ja siin on nii-öelda arvatavasti reaalsed populaarsus tasemed, Eesti erakondade populaarsus reitingu. Ma näitasin seda ka juba Mart Helmele ja seal on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond EKRE on kõige kõrgemas asendis. See graafik on pärit sellisest saidilt nagu Vota. Ma tegin seal ühe testi läbi, kontrollida siis enda selliseid poliitilisi vaateid, kas ma ikka olen päris konservatiiv või ei ole. Nalja pärast. Ja kõige lõpuks viskas ta mulle välja minu üllatuseks selle graafiku, tähendab, paljud eestlased on teinud seda testi ja tulemus on järgmine, mida te siis ekraanil näete. Ma tahaksin teada, et kas nüüd praegu Mardi käest küsida, et kas see, et meile e-valimistega, kui nüüd arvestada seda tulemust, mis siin on, ja siin meie küsitlusfirmad ei osale selle graafiku tegemisel. See on nüüd siis rahvusvaheline, arvatavasti seda teeb masin, nii-öelda AI, ehk siis kunstlik intellekt. Tehisintellekt. Et kui tõsiselt seda saab võtta ja mida tähendab see siis meile valimistele, kui me ei saa oma e-valimistest
e-valimiste sullerdamisest lahti? Jaa, no e-valimised on eraldi teema, ma seda väga täpsemalt praegu puudutama ei hakka, ehkki töö nende lõpetamise nimel käib meil ikkagi jätkuvalt ja vaatame, kuhu see lõpuks välja jõuab. Ja tehisintellektil on siin muide väga suur roll. Tehisintellektiga kasutamisel võib suvaline väljaspoolne, ma ei tea, häkker, kes iganes, meie e-valimised täielikult kokku jooksutada, moonutada täielikult tulemusi, mis seal on. Sõnaga, meie tulemüürid on absoluutselt ebapiisavad ja siiani ei ole Eesti valimised lihtsalt kellelegi seesugust huvi pakkunud. Aga tehisintellekt areneb kolossaalse kiirusega. On 2 juhtriiki, selles on Ameerika Ühendriigid ja Hiina. Tõsi küll, mõlemad panevad põhirõhu sellele, kuidas tehisintellekti kasutada sõjanduses. Et sõda robotiseerub fantastilise kiirusega, läheb kosmosesse fantastilise kiirusega. See, mis toimub praegu Ukraina rünnakutega Vene taristu pihta, see on ju puhtalt ameeriklaste tehisintellekti satelliitluure tulejuhtimise selline kombinatsioon. Ja see on ju järsult on näha, kuidas Ukraina on muutunud selles edukaks. See ei ole mitte Ukraina, mitte Zelenski ei ole oma mingisuguste propagandistlike manöövritega seda saavutanud, vaid seda on saavutanud ameeriklased, kes kasutavad Ukraina sõda katsepolügonina, nii nagu 1930. aastate teisel poolel kasutati Hispaania kodusõda katsepolügonina. Lennukid, tankid, suurtükid, jalaväe taktika läbiviimine. See oli katsepolügon ja nüüd on katsepolügon Ukraina. Aga tuleme selle polli juurde või reitingu või küsitluse juurde. Me tegime ju hiljaaegu enam kui 6 aega kestnud kõnetuuri Martiniga mööda Eestit. 20 rahvaga oli meil siin mitmed aastad tagasi, vaid Ärka Eesti ja eesmärk oli just kehutada inimesi nagu oma passiivsusest ja letargiast välja tulema. Ja me nägime, et absoluutselt enamikus kohtades meil olid saalid rahvast täis. Kõige hõredam oli meil Jõhvis, aga Jõhvi ongi keeruline koht, nii nagu Ida-Virumaa on meil tervikuna keeruline koht, kui Jõhvi elanikke on seal kuskil mingi 10 000 ja sellest pool ei ole Eesti rahvusest ja Keskerakond on seal mäekõrguselt oma toetusega kõikidest üle, siis see, et meil oli 3/4 saali rahvast ikkagi täis, on väga hea saavutus. Kui me võtame võrdluseks, ma ei mäleta, mis koht see oli, kas oli Rakvere või oli, ma võin eksida kohaga, kus enne meid, kuskil nädal või 10 päeva enne meid käis Reformierakond, neil oli saalis 10 inimest, meil oli igal pool sadades. Nii et see on minu meelest kinnitus sellele, et meie populaarsus on palju suurem, kui ta meie nendes ametlikes pollides on. Huvitav on muide see, et aprillikuu turu-uuringute küsitlustulemust mina ei ole näinud. Kas nad ei teinudki enam? Võimalik, et nad enam ei teinud, sellepärast, et meil iga nädalaselt tuleb Norstat ja Norstati numbrid on täiesti teistsugused alati, mitte alati, aga enamasti, kui on turu-uuringutel ja Kantar Emoril. Ja kui me võtame nüüd näiteks Kantar Emori, mis andis meile aprillikuus toetuseks 8,9%, siis juba mõned päevad hiljem, järgmisel nädalal, kolmapäeval, reedel tuli Kantar Emor ja 3. tuli Norstat, mis näitas meile 14%. Aga mina ütlen, et ka Norstat ei näita õigesti ja Norstati numbrid muutusid meile kehvemaks üsna järsult pärast seda, kui Kapo alustas oma uurimistoiminguid Parvel Pruunsilla suhtes ja mina olen kogu aeg väljendanud arvamust, et Parvel Pruunsilda käsitleti julgeolekuasutustes kui ohtu, sõna otseses mõttes ohtu nende ainuvõimule ja nende kõikidele nendele igasugustele PR-operatsioonidele ja ta oli tarvis pildilt kõrvale tõmmata ja temalt oli vaja Norstat ära võtta. Tema oli Norstati sisuliselt mitte ainu omanik, aga põhiline finantseerija ja
oli vaja selgeks teha, et sina, mees, oled siin riigis meie tallaalune ja meile agendat ei dikteeri ja noh, nüüd ta ajab jonni siin omapoolsete hagidega, vaatame kaugele need välja jõuavad, aga selge on see, et meie Eesti küsitlusfirmad näitavad neid numbreid, mida kuskilt põranda alt tellitakse. Et need ei vasta tegelikkusele. See on sama varipartei tellib, eks ole. Need ei vasta tegelikkusele. Ei vasta tegelikkusele ka need numbrid, mis näitavad praegu siis mingid 7% nendele samadele parempoolsetele. Parempoolsed ei ole 7%, ma arvan, et nad on kuskil heal juhul 4%. Ja sotside ja puhul ma arvan, et nemad võivad küll olla kusagil seal 10-12%. Reformierakond ei ole kindlasti rohkem kui ka mingi 10-12%. No siin näitab, nüüd ma tõstan korraks selle veel korra ülesse. Siin on ajatelg jookseb siit alt, nagu te näete, kuupäevad tähendab, kuidas see populaarsus on kasvanud või langenud ja EKRE on meil siin üleval 30% peal. 30% peal. Ja kõik teised siin, Isamaa liidu tulemus on ka päris hea, 25. Ehk siis tegelikult tulevase valitsuse võiks täiesti vabalt ja ülekaalukalt moodustada 2 erakonda. Isamaa liit ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Kõik ülejäänud, sealhulgas ka Reformierakond, nende tulemused jooksevad siia alla kokku, need on kusagil 10%. No ja Keskerakonna puhul on ikkagi selge see, et kuigi nad teevad siin väga suuri ponnistusi, et Eesti elektoraadi hulgas endale toetust leida ja ei tee ka edutuid ponnistusi, siis põhimõtteliselt on nad ikkagi venelaste partei. Ja muide olgu öeldud ka see, et fraktsiooni koosolekud neil siin Riigikogus käivad ka vene keeles. Aga vaata, kes on fraktsiooni liikmed, nad on ju kõik vene taustaga. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, venekeelne. Nii kaua, kui oli Savisaar, räägiti veel eesti keelt. Jevgrafov, venekeelne. Belobrovtsev, venekeelne. Lauri Laats, ütleme kakskeelne, sest ta on Abhaasia eestlane, eks ole. Ja kes meil seal siis veel on, Tšaplõgin, täiesti venekeelne, eks ole. Et täiesti arusaadav, et nad peavad oma koosolekuid vene keeles, sest et seal nad ei pea ju, nii nagu Riigikogu töö- ja kodukord ette näeb, kasutama kõnepuldis eesti keelt ja küsimuste esitamisel eesti keelt. Fraktsioonis keegi ei tule neile dikteerima seda töö- ja kodukord selles mõttes nii detailidesse ei lähe. Ja Tallinna linnavalitsuses niisamuti, kuni Keskerakond oli seal ainuvõimul, nende töö käis alati vene keeles. Nii et tegelikkuses on nad vene partei. Räägime veel korra sellest parempoolsete ja konservatiivide tagakiusamisest. Meil oli selline case, et kohus mõistis Kersti Krachti õigeks. Kuusik mõisteti veel enne seda tagakiusatud Kuusik ka arusaamatul kombel lihtsalt võeti mees ette ja hakati teda taga kiusama. Prokuratuuri omavolist räägitakse meil. Siin Kristjan Järvan Isamaast muide kirjutab Postimehes artikli neil päevil, et vasakliberaalsus vägivallatseb. Kuulge isamaalased, kui saate sellest aru, et vägivallatseb, siis tegutsege ometigi, tegutsege koos Konservatiivse Rahvaerakonnaga. Ma ei hakka siin Isamaad kritiseerima selles mõttes, aga kui Urmas Reinsalu on öelnud siin mitmelgi puhul, kui me oleme ka arutanud, et okei, aga ka 27, me ei tea muidugi täpselt keegi, mis tuleb, aga kui me valitsust teeme, kas me kooseluseaduse või siis selle homoseaduse pöörame tagasi. Ei, niisugust asja ei saa olla, et me midagi niisugust tagasi pöörame. Kas me maksuralli pöörame tagasi? Ei, automaks, jah, küll, aga kõiki makse pole võimalik tagasi pöörata ja eks me peame ju ka kuskilt raha. Tähendab, nemad on sellised oportunistid, et löövad kõvasti trummi ja lubavad maad ja ilmad kokku, aga tegelikkuses on nad ikkagi sellised, et ei, ikka ei saa ja ikka ei tohi ja juba on ära tehtud ja see on suur segadus, kui me hakkame nüüd tagasi pöörama ja me ütleme selgelt, ongi vaja tagasi pöörata. Maksuralli tuleb lõpetada. Kogu see energeetika, poliitika, mis praegu hävitab meie põlevkivi energeetikat, mis on meile väga selgelt aastakümneid, 100 aastat
pakkunud odavat kodumaist elektrit. See tuleb tagasi tuua ja selleks tuleb rakendada kõiki valitsuse käsutuses olevaid vahendeid. See tähendab CO2 kaubanduse peatamist, börsilt lahkumist, kõikide nende igasuguse taastuvenergeetika tasude maha võtmist. See on kõik valitsuse võimuses. Aga kui ma kujutan ette, kui me hakkaksime koalitsioonilepingut läbi rääkima, hirmus raskelt läheks. Neil päevil siin rääkis Eesti majandusteadlane Eamets, et pensionid tuleb külmutada. See on täiesti punane rätik muidugi pensionäridele. Makse tuleb tõsta ja mis seal iganes kõik olid. Ma väidaksin, et võib-olla sa toetad mind, et tegelikult peab kõik võõprogrammid tagasi pöörama või ära tühistama, nagu sa ütlesid. Ja muidugi, mis puutub maksudesse, siis makse tuleb alandada. Ja ma ei väsi kordamast seda, mida ma olen korduvalt öelnud, kui ma olen rääkinud, kuidas Hiina sai selleks, et ta on praegu konkurent nii-öelda maailma superjõule võistluses Ameerika Ühendriikidega. Aga sai siis, kui lõppes Mao ajastu, kui õnnestus kukutada Mao järglased, see niinimetatud nelikjõuk, enamik inimesi ei tea sest kõigest mitte midagi. Siis tuli võimule kuskilt sealt pagendusest tagasi kutsutud Deng Xiaoping, kes oli varem püüdnud lappida juba kultuurirevolutsiooni hävitavaid tagajärgi ja selle eest uuesti asumisele saadetud, oli püüdnud suure hüppe hävitavaid tagajärgi lappida koos mitmete teiste inimestega, kes osaliselt Mao poolt pärast hukati. Tuli ja ütles hiinlastele ühe sõna. Rikastuge. Ja eestlastele tuleb seda sama öelda. Me võtame kõik maha. Kõik piirangud võtame maha, mida vähegi maha võtta annab normaalsuse piires loomulikult. Aga rikastuge. Tehke tööd, rabage tööd teha ja rikastuge. Ja uskuge mind, ei lähe rohkem aega kui 5-6 aastat, kui Eesti puhkeb õitsele. Eesti puhkeb õitsele. Kogu see idiootlik eurobürokraatia tuleb üle parda visata. Maksame trahve kui vaja, läheme tülli kui vaja, jätame lihtsalt rakendamata kui vaja, ütlevad, et viskavad meid välja, teevad meile boikotte. Proovige. Tänu sellele, et maailmas on olemas selline mees nagu Donald Trump, on meil võimalik hakata otsima alternatiive Euroopa Liidu väliselt ja teha kahepoolseid majanduskokkuleppeid. Ja ei maksa nüüd ikka arvata, et ei ole ka teisi suuri turge nagu Indoneesia või India. Ärme räägime Hiinast, mis on selline teatud allergiat tekitav, et Venemaa toetab. India on vaba riik. India on vaba riik ja tegelikult täiesti blokkide väline riik. Indias on, ma ei tea, peaaegu 1,5 miljardit elanikku. Meil on, mida neile pakkuda. Meil on probleem alati nende suurte turgudega see, et nad ei ole huvitatud nendest mikrokogustest, mida meie toota suudame. Ma mäletan, kui ma Moskvas suursaadik olin, siis ma pidasin läbirääkimisi Moskva linnavalitsusega, üsna madalal tasemel küll, aga teemaks oli ikkagi see, tollal oli päevakorral see niinimetatud topelttollid meie põllumajandussaadustele, üldse topelttollid Eesti kaupadele. Ja siis pidasime ühe läbirääkimiste vooru ära ja järgmine kord ütlevad siis need ametnikud, et aga teate, mis me tegime vahepeal. Me võtsime välja statistika teie kaubakoguste kohta, et kui palju te suudate näiteks 6 aja jooksul meile tarnida hapukoort. Me väga hindame teie hapukoort. See on maailma parim hapukoor. Aga teie kogus on selline, et sellest ei piisa isegi ühe Moskva mingi rajooni varustamiseks. Võtame muud asjad, kartul. Teil on väga hea kartul, aga me ostame kartuli Hollandist, sest Holland suudab varustada meid püsivalt, aastaringselt, piisavas koguses kvaliteetse kartuliga. Et me võime rääkida sellest, et võib-olla mingid kaubandusketid võtavad niši tootena teie asju, aga te ei suuda toota nii palju, et me saaksime pideva, kvaliteetse ja piisavas mahus varustatuse teie käest. Nii et vaat siin on, et me võime Indiale pakkuda küll Eesti kartulit, eks ole. Aga Indiad ütlevad ka, et kuule sõbrad, me saame teie käest niimoodi, et see on näpu otsaga. Moskva on juba India kõrval pisikene kärbes, eks ole. India on tohutu, pööraselt tohutu. Räägiks ühest asjast, huvitavast asjast, Mart veel. Ungaris Orban võeti maha ja peaministriks sai Magyar.
et ma lugesin ühte hästi huvitavat arvamust, et Magyar, kes oli Orbani üks lähimaid kaasvõitlejaid, on tegelikult Orbani kloon ja tema proksi. Ungaris pole ju tugevat vasakpoolsust ja võimalik on, et Tishaga, siis selle uue parteiga, mille esimees on Magyar, tõmmati Brüsseli nahk üle kõrvade. Lehvitatakse küll Euroopa Liidu lippu, aga põhiküsimustes järele ei anta. Ja miks ei võiks näiteks Orban olla järgmine Euroopa Komisjoni president? Von der Leyen kaotab populaarsust ja võib-olla Trump aitaks tal ka tõusta. No võt need on niisugused spekulatsioonid, et no tegelikult siin taga ilmselt on ka see, et Magyar tahaks, et tegelikult ikkagi väga populaarne Orban Ungarist lihtsalt kaoks. Ja selge on ka see, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Liit tervikuna on väga selgel allakäigu kursil. No, Kaja Kallase suur saavutus on ikka see, et mitte keegi ei kaasa Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu kõrged esindajad kusagile. Ei hiinlased, ei venelased, ei ameeriklased ega mingid ladinaameeriklased ega indud. Suured tegijad. Euroopa kujutab ette, et on endiselt suur tegija. Euroopa ei ole mingi suur tegija. Euroopa on killustunud. Euroopas ei ole ühtegi suurriiki enam järele jäänud. Euroopal ei ole jõuõlga, Euroopal ei ole militaarset võimekust. Aga rääkida sellest, et Euroopa on majanduslik suurjõud, on ka juba mineviku vajuv asi. Ja selles olukorras klähvida ja kõigiga tüli norida, absoluutselt mõistuse vastane. Ja mida muidugi ameeriklased sooviksid? Ameeriklased sooviksid, et neil on Euroopas partner, Euroopa Komisjoni näol ka partner, kellega on võimalik mõistuspärast dialoogi ajada. Mõistuspärast. See tähendab, me räägime julgeoleku küsimust, me räägime majandusküsimust, aga me räägime seda selles võtmes, kuidas Euroopa saab toetada Ameerikat nii-öelda euroopaliku tsivilisatsiooni positsiooni säilitamiseks maailmas, kus see niinimetatud kolmas maailm lihtsalt massiga ähvardab enda alla matta seda nii-öelda valget maailma. Ja kuidas ameeriklased aitavad eurooplastel omakorda säilitada euroopaliku tsivilisatsiooni ja rahvusriike Euroopa kontinendil. Aga sellist mõistuspärast dialoogi ei ole ei von der Leyeniga ega Kaja Kallasega ega Kostaga ega ühegi teise tegelasega, kes seal praegu hoobade juures on. Lihtsalt ei ole võimalik ajada. Ja sellest seisukohast see toetus Ameerikast võib tulla küll, aga enne seda on vaja varemed eest ära koristada. Ega Saksamaa majandusime sündis ka ikka pärast seda, kui puruks pommitatud linnad olid ära koristatud ja üles ehitatud. See nagu käis käsi käes muidugi. Et ma muidugi ei imestaks, kui mingil hetkel plahvatab ikkagi tohutu korruptsioonipomm, mis on seotud, olgu siis nende igasuguste vaktsiinihangetega, milledes oli von der Leyenil näpp sees, eks ole, või mingite muude asjadega, või ka siis praegu selle nii-öelda Euroopa militaarstruktuuride ülesehitamisega, kuhu uhatakse tohutult raha, aga resultaati nagu näha ei ole. Et nii nagu meil Eestis raha läheb, aga tulemust ei ole, hakkame venelastele türklaste ettevõttes mürske tootma. Lugege Tõnis Arro artikleid Postimehes selle kohta, kuidas türklased meile laskemoona tehaste ehitavad. Põhilised tarbijad on venelased ju. Ja kust tuleb tööjõud? Ukraina venelased tulevad, siis hakkavad meile Türgi ettevõttes tootma mürske, me maksame sellel veel peale, eks ole, ja siis lähevad nad nii-öelda rahvusvahelisele turule ja lähevad venelastele, ja kui tõesti meil tuleb venelaste konflikt, siis venelased hakkavad nende mürskudega meid tulistama. Et on ikka geniaalne. Sellise totruse peale, sellise ennast hävitava totruse peale peaks kaitseminister kaduma nagu šampuse pudeli kork. Putin otsivad sobivat ajaakent, et nõrgenevale Euroopale kallale tulla. Kas see on reaalne või see on lihtsalt niisugune väga paljuski Ukraina propaganda ja hirmutamine, et välja pressida uusi vahendeid sõjaks? Selle kohta kirjutas keegi siin hiljaaegu, see oli üks Türgi analüütik, ma lugesin seda kokkuvõtet, et NATO olemasolu õigustuseks on vältimatult vajalik Venemaaga hirmutamine. Venemaa tegelikult praegu on ikkagi väga tõsiselt
tõsises verekaotuses. Mitte ainult selles tähenduses, et tal on ikkagi ka seal, ma ei tea, 200 000 meest, mõned räägivad 300 000 meest, kes seda täpselt numbrit teab, on tapetud, sandistatud, aga peale selle ikkagi majanduslik kahju. Et praegu on tekkinud Venemaal ikkagi rahulolematus. Rahulolematus on tekkinud eelkõige nende ringkondade hulgas, kes on võimu juures ja kes tahaksid teha endiselt läänega äri, kes tahaksid oma Londonis õppivatele lastele ja lastelastele külla minna ja nii edasi. Et seal on tekkinud rahulolematus ja nad saavad väga hästi aru, et nad ei saa seda rahulolematust lasta vormuda mingiks destruktiivseks ja Venemaad hävitavaks protsessiks. Aga tegelikult Venemaal tegeletakse praegu Putini järgse ajastu sisustamisega. Mina olen siin saates öelnud ükskord ka, et mina näen Venemaa tulevikku uuesti monarhiana. Ja ma näen siin väga selget loogikat, kui Venemaa tahab selles olukorras, kus ka Venemaad on väga tõsiselt ähvardamas Venemaa identiteeti, ähvardamas immigratsioon, eelkõige Kesk-Aasiast, siis monarhia taastamine võib Venemaale anda selle Venemaale vajaliku identiteedi säilitamise tööriista. Et ma ei välista, et seal selliseid mõtteid veeretatakse, kui kaugele nendega minnakse, mismoodi tehakse. Mina ei usu, et KGB või vabandust, FSB, GRU, luured võtavad avalikult võimu. Nad olid avalikult võimul Putini näol. Tegelikult see võim ei ole taastanud Venemaad selles võimsuses, nagu see planeeritud oli. Jah, Tšetšeeniast said jagu. Jah, nad saavad tõenäoliselt kätte ka selle mingisuguse 20% Ukrainast, mis neile praegu okupeeritud on. Aga see ei ole impeeriumi taastamine. See ei ole Venemaa võimsuse taastamine. Ja selles olukorras, kus Venemaal on käimas ka väga valusad, keerulised läbirääkimised ameeriklastega, et ameeriklased teeksid investeeringuid, et ameeriklased rahumeelselt jagaksid ära venelastega Arktika. See on ülimalt tähtis teema. Me siin absoluutselt ei tea, missugused keerulised läbirääkimised ja sellised vägikaikaveod käivad Arktikas, kus hiinlased omakorda püüavad venelasi instrumentaliseerida ja oma käppa sinna vahele saada. Et see on nii keeruline lugu seal, et kes mida saab ja kes kuhu investeerida saab ja kuidas investeeringud realiseeritakse hiljem toodangu näol, toorme näol, millega iganes. See on kõrgem pilotaaž. Et meie sellest ei tea, meil on lollakas mustvalge maailma pilt Ukraina poolt või Ukraina vastu. No see nii lihtsustatud asja ei saa võtta. Aga venelastel on vaja Ameerika raha, ameeriklastel on vaja Venemaa tooret, ameeriklased tahavad saada suuremat juurdepääsu Vene firmadesse, et ei ole ainult mingi 20% aktsiaid, vaid rohkem. Venelased on tegelikult valmis seda osa suurendama, mitte ära andma kontrollpakki. Et siin taustal on palju suuremad ja olulisemad asjad kui need, mida meile propaganda kogu aeg räägib. Ja ma ütlen, et meie propagandistid, kes meil igapäevaselt treivad siin meedias mingisuguseid nupukesi ja artiklikesi, seda ei maksa tõsiselt võtta. Viimane küsimus sellest saatest meil aeg hakkab täis saama on see, et kui meil on maailmas on naftakriis, eks ole, seoses Iraani sõjaga, selle Hormuse väina suluga, siis miks, kui nüüd Maduro võeti Venezuelast maha ja Venezuela on üks suurimaid naftatootjaid maailmas, miks pärast ei ole oma naftaga maailma üle kallanud Venezuela? Aga sellepärast, et Venezuela on tegelikult praegu Ameerika kontrolli all. Ja Venezuela nafta on raske nafta. See nõuab töötlemist. Seda niimoodi toornaftana turule viia muidugi on võimalik, sest et töödelda saab ka kuskil mujal. Toornaftana viiakse kuskile, ma ei tea, Inglismaale ja seal töödeldakse. Aga ja seal on tegelikult ka niimoodi, et seal on see ümberformeerimine sellest Maduro aegsest süsteemist ja kohalike oligarhidega kokku leppimine, et poliitilist stabiilsust säilitada. See võtab aega. See võtab mõnevõrra aega. Ja Iraaniga on tegelikult niimoodi, et
Iraaniga, keegi väga ilusti ütles selle kohta, et kui külma sõja ajal oli kahepooluseline maailm ja mõlemad teadsid, et on võimalik vastastikune tuuma hävitamine ja see hoidis tasakaalu, siis nüüd käib tegelikult Venemaa on muutumas B-kategooria riigiks vaikselt. Nüüd käib see põhivägikaika vedu Ameerika ja Hiina vahel, aga mõlemad teavad, et majanduslikult on neil vastastikuse hävitamise võimekus enam-vähem võrdne. Ja ameeriklased teevad praegu Iraani naftaga hiinlastele kõvasti haiget, aga hiinlased omakorda teavad, et nemad hoiavad Ameerika võlakirju tohutus koguses kulda, et Ameerika turg on nende kaupade üks põhiline turustamise turg, et siin on ka niivõrd need põimumised nii keerulised. Ja nüüd kohe tuleb ju Trumpi visiit Hiinasse. Ja sealt oodatakse nüüd ka seda, et Trump saavutab hiinlastega kokkuleppe, et hiinlased on need, kes omakorda istuvad pähe venelastele nii Ukraina küsimuses kui ka iraanlastele selle Iraani sõja küsimuses. Et võib juhtuda täiesti vabalt nii, et need suured kriisid tegelikult lahenevad üsna ootamatult kiiresti ja üsna ootamatute tulemustega. Kas $100 võetakse Iraanis maha? Ma arvan, et praegu ei võeta, sellepärast, et Iraani sisepoliitikast rääkides küsimus on selles, et Iraani revolutsiooni kaardivägi on ajatolladele truud. Ja seni, kuni see jõud, mis on Iraani sisepoliitiliselt ja tegelikult sõjaliselt kõige tugevam jõud, on ajatolladele truu, ajatollade valitsus püsib. Kui juhtuma peaks aga niimoodi, et armee läheb konflikti Iraani selle revolutsiooni kaardiväega ja puhkeb kodusõda, siis muidugi kukub kohe ka ajatollade valitsus. Praegu on olnud üksikuid konflikte, siseriiklikke konflikte, relvakonflikte sõjaväe ja kaardiväe vahel, aga mitte midagi niisugust ulatuslikku. No see on suurel määral need konfliktiga tingitud lihtsalt selle revolutsiooni kaardiväe niisugusest ülbusest ja sellist suhtumisest. Te kõik olete meie tallaalused. Et ma arvan, et seal toimub teatud režiimi järguline modifitseerimine ja mõõdukaks muutumine ja suurema võimu üleminek ilmalikele jõududele. Aitäh, Mart Helme, et sa tulid siis Patsemi saatesse jälle. Me loodame, et me saame Mardiga seda vestlust jätkata mõnes järgmises saates, sellepärast, et need teemad, mida me tänases saates arutasime, ei kao mitte kusagil arvatavasti terve selle suve ja kevade jooksul veel. Alles jäänud kevade jooksul. Niisiis te vaatasite Civis Pacemi saadet, see oli 142. saade. Muide, Civis Pacem Parabellum on kuulsa Rooma ajaloolase Cornelius Nepose sentence. Kui tahad rahu valmis sõjaks, me kasutame siin ainult selle sentence'i esimest poolt. Kui tahad rahu, sest me kõik tahame rahu ja sõdameest ei taha mitte keegi. Aitäh, et vaatasite. Nägemist.